SC Flora peatreener Norbert Hurt, tänane mänguskoor 7-0 peegeldab ilmselt kahe meeskonna klassivahet. Sinu esimene kommentaar pärast karikavõistluste teise ringi jõudmist? Ma usun, et selles saime hea mängu, et hea treeningu, mida me tahtsime, et vastane tegelikult ikkagi alustas hästi ja mängis isuga ja mulle meeldis see, et pingutasid nii palju kui jõud oli, lihtsalt ei olnud jaksu ja loomulikult võtsime lõpuks oma. Me tahtsime ka mängijatele anda nagu teistsugust väljakutseid, et muutsime oma asetust, mis pidi panema mängijad rohkem mõtlema ja mul on hea meel, et me saime nagu just anda mängijatele uut väljakutset väljaku peal. Ja mul nagu meeldis see, kuhu lõpuks jõuti, et lõpuks saati see mäng käima ja mängiti loogilist ja mängiti isuga lõpuni, mida siis peegeldab lõpuks mängu sees. See 3-5-2 mänguskeem, kas esimesel poolal võib-olla natukene see oli mängijatele harjumatu ja võib sellega seletada, et esimesel poolal suutsime ühe värava ainult lüüa? Ja see kõik oli normaalne, me teadsime, mis juhtuma hakkab. Stsenaarium oli nagu paigas, vahetused olid paigas, et selles mõttes üllatusi tundme esimene poolega ütlesime ka, et tegelikult vastavalt 0 nurgalööki, 0 pealelööki oleks nagu hea, okei, nad olid 2 korda peale, nurgalöök oli 0. Ise me tahtsime liia vähemalt 2 lõime 1, ütleme üldpildis me aimasime, kuidas see mängu algus võib olla, sest et meeskond pidi harjuma ja pea tööle panema, aga samas pealelöökide arv oli seal, kui ma nüüd ei eksi, oli 17, näitab jälle ikkagi tegelikult mängu algusest peale, meil oli palju lööke ja võimalusi, nii et läks nii, nagu me aimasime, jah. Teisel poolajal pressing oli peal kogu aeg ja pall enamus ajast meie käes, 6 väravat, jääd sa sellega rahule? Ja, ma ütlen, kõik, mis me tahtsime, kõik nagu toimis, need, kus tulid üllatused, vaid nagu need tagasilöögid, need me ka nägime ette, kus tuleb tagasilööke. Teadsime, mis muudatused vahetused toovad ja teadsime ka seda, et vastane ju väsim, nii et ega meil oli kõik nagu valmis ja kindlasti pidime ka vaatama ette juba järgmist mängu arvestades, millise koosseisuga väljakule minna ja millise ülesannetega väljakule minna, nii et kõik nagu täitsime eesmärgi. Noor Magnus Karofeld täna väravas, kuidas temaga rahule jääb? Tublit mängis selles mõttes, et mul on hea meel, et Viljandi oli nii tugev, et suutsid ka natukene rooli panna, et tegi pealelööki ja me pidime tagant läbi mängima mitmel korral, et teda kasutada ja lõpuks sai ka Mäele nii-öelda lahti ja Arn tegi nii palju, kui tal tööd oli, mängis südikalt ja tubli kindlasti. Nüüd mõned päevad saame trenni teha ja siis juba Premium-liigas tagasi, teine ring saab läbi, vastaseks tabeli viimane Jõhvi Lokomotiiv, et kuidas sellele mängule vastu läheb? No selles mõttes, et me oleme kogu hooaja teinud ikkagi tööd nii-öelda nagu selles suunas, et iga mäng oleks nagu tugevam ja küpsem ja seal Jõhvi vastu ka, et me ikkagi läheme mängima nii, nagu me tavaliselt oleme mängima, ikkagi maksimaalse häälestusega. Mõned detailid võib-olla räägime veel põgusalt üle, mis ja kuidas, teeme mõne trenni veel selles suunas, et mis asetusega väljakule minna ja ma usun, et ikkagi püha peaks olema juba tugevamaks, me oleks valmis.